Hei aiasõbrad, vaataks siis üle ka sellise luuviljaliste suvise lõikuse teema. Räägitakse erinevalt, et need lõigatakse ainult sügisel näiteks. Siis mina päris seda usku ei ole. Erinevast materjalist olen näinud, et edukalt on lõigatud ka näiteks viljapuu kasvatustes ilusti kevadeti ja ka suvel siis suvine lõikus peale. Ehk ei ole probleemi näinud. Olen siiamaani nüüd ise ka meie aias seda teinud. 3 aastat on kasvanud, ehk siis 2 aastat on saanud neid ka lõigata. Oma kooli olen ka kätte saanud nii-öelda erinevate lõikustega, ehk siis midagi üht-teist tean. Näitan teile, aga loomulikult ise teate, kas te võtate õppust, sest õppevideos ei ole pigem selline ülevaade, et kuidas meil läinud on. Ja vast juba siis järgnevatel aastatel ka näeb, kuidas meil läheb, kuidas see lõikus on tulu toonud. Aga lähme nende loomide ja murelite juurde. Otse meie ees on siis ploomipuu Victoria. Näeb selline üsna ebaühtlane välja. Tema on vist meie aias nüüd 2 aastat äkki olnud. Jäi kevadel lõikamata. Mõtlesin, et proovin veel kasvatada, vaatan, mis need oksad teevad. Ja siis nüüd järgneval kevadel juba otsustame, mis on siin põhioksad, kuidas me lõikame, kuidas me jääme. Aga me võime ikka juba vaadata. Mõned oksad olen ka juba sidunud rõhtsamasse asendisse. Nii palju, kui ma olen aru saanud, siis üldiselt murel ja ploom ei eeldagi alati väga rõhtsat asendit, aga nagu ikka, rõhtsamas asendis rajatakse puudele või ise puu arendab rohkem viljapungasid ja otse üles kasvavad on nagu ladvad, ehk siis ega sellel puul samamoodi siin näiteks see püsti, see moks ilmselt tuleb mul kas siis tegeleda tema külgoksale tagasi lõikusega mõnele, näiteks siin külje peal on, et ma võin seda teha ja lõigata näiteks sellele oksale ta tagasi kevadel täiesti siit ära ja jääb selline rõhtsam oks või siis lõikan ta alt näiteks just näiteks sellele oksale tagasi, mis on palju tõenäolisem, sest ta on siit alt poolt tagasi lõikamine ja kohe rõhtsana kasvatamine tundub palju loogilisem. Aga ma pean vaatama puu üldist olekut. Samas tundub mulle, et näiteks konkreetselt sellel ploomil on see mure, et on see keskosa ehk see teine sektor, teine, kuidas iganes see tasand, on natukene imeliku staadiumis. Ehk siis see puu vajab veel tegelikult kujundust päris korralikult. Ilmselt järgmine kevad ma teen talle tugevama lõigusi. Valin välja puhtalt sellised oksad, mille najal siis seda puud hakata rajama. Ja ka ilmselt juba saan ette öelda, et ka seda sellist tippu või sellist latva, seda osa ma ka kärbin madalamaks. Valin põhioksad, viin võib-olla mõnele külgmisele oksale seda ladva osa tagasi. Aga see selleks, ehk suvise lõikusega ma lühendasin neid ladvaoksasid, siit on näha. Üleval on ka mingid satikad selle pika oksa lihtsalt paljaks öelnud, et seda ei tasu vaadata, seda ei ole mina nagu ühegi kärpimisega lõigan. Ja ploom natuke ka põeb seda, ma ei tea, kui see on leherooste või mis ametliku haiguse nimi on, aga tegelikult siin on näha, et ta on selliseid augukesi täis. Aga sama mure on ka tegelikult murelil. Ehk siin on näha, et need on sellised muutuvad pruuniks, hiljem kukuvad välja. Tahab pritsimist saada ühesõnaga, tegemist on seenhaigusega. Näiteks süsteemse fungitsiidiga võiks pritsida. Kuna puul, ma ise ei näe hetkel veel seda vajadust, ma ilmselt teen pritsimised sügisel ja siis juba kevadel. Aga hetkel siis olen mõned oksad sidunud, et teda rõhtsamasse asendisse jätta, nagu ma näitasingi, sama oks ongi see, mille võiks välja lõigata, või mitte välja lõigata, võid rõhtsamasse asendisse lõigata, siis sama oks tulebki siit. Et selle sama oksa ilmselt saaks hoopis põhioksaks teha.
Ja selliselt valime välja ploomile, et ta kasvataks samamoodi siis viljapungasid. Tegelikult ploomid ja kirsid kasutavad sellisi, ma ei tea, kuidas ametlik nimi on. Neil on nagu viljaklastrid või sellised, nagu, kust tuleb siis mitmeid vilju, ehk siis nagu te teate, siis nad ka õisi moodustavad hästi palju ühele väiksele sellisele või sellisele viljapungale, viljaoksale, siin on viljaoks põhimõtteliselt võimeline siis tootma igast sellest väiksest pungast siin õisi ja vilju, ehk siis tekitab. Ploomil ma olen samamoodi teinud, tegelikult jätnud üleskasvavale oksale teinud lühendust nii-öelda, nagu näitasin ka õunapuul ja ploomi puhul või sellel pirni puhul, siis tegelikult see näitab ka seda, et siin samamoodi on lühendatud, et on rajanud siia tegelikult järjest viljapungasid järjest ja teinud siia väikese oksa, mis kas nüüd ma eeldan, et siin, kas ta tahab nüüd pikendada, siis siin liha on juba lehe nii-öelda punt tekkinud, aga põhimõtteliselt saab teda kevadel ka tagasi lõigata esimese viljapungani nii-öelda või õiepungani. Saaks tegelikult ka siia tagasi lõigata või siia tagasi lõigata. Ma ei näe mitte mingist katastroofi, et ta sealt edasi tahab ennast arendada. Et siin on sarnaselt, olen teda proovinud siin kunagi lühendada. Ta on ajanud uue oksa, aga ma jätan. Väga suur tõenäosus on, et ta rajab nendest alumistest pungadest siiski viljapungad. Et natuke on tuul tõusnud. Täna lubas vihma, mis on tegelikult päris oodatud aias, et ei peaks kraaniveega kastma, aga nii on. Mitte viljapuid, aga aeda siis ennast. Aga üldiselt on, nagu näha, siis rajanud ta päris palju selliseid väikseid viljapungasid, kuigi me just rääkisime selle oksa välja lõikamisest, aga mingeid ohverdusi tuleb teha, kui sa soovid puud kujundada. Ja siin neid oksi tegelikult on päris piisavalt, et ma ei näe probleemi. Puid siis, viljapuid võibki kujundada selliste järkudena, alumine järk, keskmine järk, ülemine järk näiteks. Või siis öeldakse ka, et nii-öelda kella, ma ei tea, spiraalina, ütleme see nii. Nagu kell käiks, siis teeb ta spiraali niimoodi. Kõik need kandeoksad läiguvad ülesse. Et need on erinevaid viisi, kuidas kasvatatakse, aga luuviljalisi kasvatatakse täiesti põõsas. Nagu see ongi, tegelikult on suht põõsas puu. Põõsas puu, õunapuud, pirnipuud rohkem siis sellisena, kas siis spiraalis või siis järkudena. Sellise Victoria. Mul on plaanis ka temale veel pookida kõrval olevalt puult üks oks, et viljumine oleks parem või viljastamine oleks õigemini parem, sest nagu ikka luuviljalised siis viljastuvad paremini teise sordiga. Kuigi nad on ka ise või on sorte, mis on ise viljuvad, siis alati on kindlasti ta parem see viljumine, kui tal on teine sort, nagu murelitelgi. Ise viljuvad samamoodi kannavad lõpuks paremini, kui tal on veel lisasort. Et kui me vaatame siin kõrval olevat ploomi, siis siin on tegemist avega, millel tegelikult on see kõrgemal kasvav oks. Sellena on tegemist siis Emma Leppermanniga. Et siit Emma Leppermanni pealt ma kavatsen ma võtta sellest oksast, mis siin täpselt ees on, see oks, seesama oks. Siit ma kavatsen võtta siis ka materjali, et pookida sinna siia peale Victoriale. Ilmselt kuskile mõne üle kõrgemal asetseva oksa. Kas nüüd päris üleval, aga kuskil midagi, mis katab ja tolmendab. Et ploomipuud samamoodi oksi lühendasin. Mitte igal pool, aga näiteks konkreetselt siin ka võtsin tipu ära oksal suvise lõikusega. Siin samuti võtsin tipu ära.
et enamus oksi tegelikult ma selliselt käisin üle, kus on ikkagi selline 50 sentimeetrine kasv peale, siis ma ikkagi lühendasin neid oksi. Selle Ave Emma Leppermanni nii-öelda puu saime me juba poogitult, ostsime, jätan nime ütlemata, aga kuskilt laadalt ühe tegelikult esimeste puude seast siin aias, sest et samal ajal me ostsime paar puud veel, mis paraku ellu ei jäänud, ostsime küll mujalt ja aianduspoest, ütleme nii, ja paraku juurekava vist oli nii kehv, et nad surid ära, sest kui me välja kaevasime, siis juured olid ära mädanenud, ei olnud põhimõtteliselt midagi alles. Ehk siis tegelikult too hetk veel ei teadnud sellest aianduse värgist väga palju. Ehk siis tuli oma vitsad kätte saada, järgmine kord olime juba targemad ja vaatasime ka poes poti sisse, enne kui taime välja valisime. Aga olen suht kindel, et nad olid juba siis saanud liiga ehk siis üle kastetud juba seal poes. Sest see nende hukkumine saabus liiga ruttu, et oleks siin aias midagi valesti läinud. Aga see selleks. Selle puu me siis saime suhteliselt mõistliku hinnaga, ta oli poogitud, aga ta on nagu natukene liiga kõrge minu enda jaoks. Võib-olla mõnes suures aias ei ole see probleem. Aga mina tahan, et enamus siinsed viljapuud oleksid inimese ütleme siis käesirutus ulatuse kõrgusel. Ehk siin see on nibin-nabin. See Emma Leppermann seal ladvas on enam-vähem sellises kõrguses, mis tähendab seda, et ka seda ma tahan külle peale viia. Siis saaks neid katta lindude eest, kui nad hakkaksid kandma need puud. Ave on küll üksikuid ploome kandnud, vähe, aga ma ise pakun, et järgmine aasta on tema esimene selline tõsisem kandeaasta. Ave kasvatab oma oksad hästi ülesse, ehk siis tegelikult oli hästi vaasilik. Selline tugevalt ülesse kasvudega. Olin sunnitud selliselt jälle paindesse painutama ja ta rõhtsamasse asendisse, kui nad olid. Tugevalt selliselt telliskivide külge jälle. Ja proovima siis nii-öelda viia võrasi laiusesse, aga madalamaks, nii et ma saan siin olla. Tegelikult näiteks antud oks on, kui ma ise siin all olen, siis ma olen suhteliselt, ma ei tea, ma loodan, et te näete, ma ise ei näe kaamera pilti, aga ta on suhteliselt minu kõrgune. Eks see on nagu minu jaoks mõistlik kõrgus selleks, et ma saaksin seda tulevikus ka mõnes mõttes katta ja kaitsta lindude eest ja samal ajal ka teda hooldada, lõigata. Siin oksa peal on tegelikult näha, ta on järjest rajamas, siin on jälle mõne oksa lühendamine tehtud mul. Ehk näiteks seda oksa ma olen lihtsalt lühendanud. Samal ajal on siin järjest näha, kõik need väiksed lühikesed oksad, need on kõik siin viljapungad või viljakande oksad. Need peaksid tegelikult siin kõik järgmine aasta iseenesest järjest, see oks on täiesti täis, et tegelikult ta peaks järgmine aasta kandma. Kui mu oletus on õige, ilm lubab, öökülmad liiga ei tee, siis järgmine aasta see puu peaks küll kandma. Samamoodi näiteks siin on küll ülespoole kasvav oks, vajaks ka natukene võib-olla painutamist, aga on täiesti selliseid väikseid viljakande oksi täis. Ehk siis sellised me oleme siin rõhtsasse asendisse neid sidunud. Näiteks see oks vajas ainult võib-olla paari nädalat, et olla. Hetkel tal on küll nöör küljes, aga see on mul täitsa lahti seotud ja vajaski väga vähe, et ta sellist rõhtsasse asendisse jääks. Kõrgemale, nagu sai mainitud, on poogitud Emma Leppermann juba puukoolis kuskil.
mis on väga hea tolmuandja ja ongi hea, et ta on kõrgem, et ma lõikan ilmselt selle Emma Leppermanni oksa nii-öelda tipu ära, suunan 2-3 suunda need külgmised oksad, mis ta sinna kasvatanud on ja jääbki sinna siis tolmeldajaks. Et see puu on selline omamoodi tegelikult ilusa kujuga, mulle iseenesest meeldib, aga jah, oksad on veitsa kõrgemad. Tal võiks olla siin, nüüd siitpoolt vaadates siin paremal küljel tegelikult üks alumine oks veel. Aga selline ta oli. Püüame hoida sellisena, et muidugi ükski oks ei oleks, ehk siis vasakule välja tulev põhioks ei hakkaks ka murduma. Et kuna see mass on siin päris suur, aga mõne oksa siin kevadel peame näiteks välja lõikama. Näiteks päris püstis oksa, selle oksa ilmselt ma lõikan siit tagasi ja lasen tal siis siit mööda seda võrast välja pikemaks kasvada. Samal ajal vähendab ta juba seda koormust. Põhitüvi jõuab sinna all või põhioks jõuab pakseneda. Aga ega siin ploomipuudes vist muud rääkida ei olegi. Võime minna siis siit otse murelite peale. Meil on siis hetkel aias ka 2 murelit kõrvuti pandud, nagu ikka tolmendamise eesmärgil, aga pookisin ka üksteiselt oksi peale. Paraku kuidas taimi valides me valisime esimese 1 aasta varasemalt, tõime endale aeda selle ees oleva Arturi, mis iseennast ei tolmelda. Et selles mõttes me oleme nüüd maas, et meelika on seal taga. See siin on meelika. Siis nüüd ongi nii, et me ootame meelikat järgi, mis siis ise tolmle ja samal ajal peaks andma või tolmeldama ka siin olevat siis Arturit. Hetkel võimalik, et kunagi siia kõrvale küll paremale poole, kus meil nagu praegu oli mõte, et on nagu puude allee, aga võimalik, et päris siia kuskile lisame mõned viljapuud veel, kuna ikkagi suur plaan hoida need puud kompaktsena, siis temaga saagi osa on kindlasti väiksem kui päris suurel puul. Samas on väikest puudu lihtsam katta, lindudest kaitsta, et võib-olla rohkem puid, aga kuna ta on kompaktsed, siis saab ka natuke tihedamalt istutada. Aga Arturiga nüüd me ootame järgi meelikat ja samal ajal ma mõtlesin, et katsetan jälle punga pookimisega, ehk siis näiteks Arturi peale sai poogitud rohtsale oksale, kus pidi siis punga pookimine just olema edukam. Sai poogitud ka 2 oksale sellised pungad. Kuidas töötab, näeme hiljem, leht on sellelt ära lõigatud lihtsalt sellelt oksakeselt tagasi on siia poogitud. Mulle endal tundub, et nad elavad ilusti hetkel. Ilmselt kuskil 1. augustil on meil 6 aega täis, said 1. juulil poogitud. Saab ära lõigata ja vaadata, kuidas nad on paranenud. Mitte lõigata, aga need teibid saab nii-öelda maha lõigata või ära võtta. Saab vaadata, kuidas haavad on paranenud. Võib-olla peab uuesti küll õrnalt peale panema teibi, aga üldiselt öeldakse, et 6 aega läheb aega. Ja siis juba õiget sellist kasvu ootaks tegelikult alles kevadel. Mureliga olen aru saanud, et on selles mõttes natukene erinev nüüd teistest viljapuudest ka natukene ploomist. Et murel kasvatabki tagasilõike kohast üks 3 oksa ja umbes 3 oksa käetakse. Ta kasvatada võib rohkem. Aga kui me siin vaatamegi, siin oli tagasilõige kevadel, siis ta on siia ilusti rajanud 3 oksa, siis murelil tegelikult jäetaksegi sellised 3 oksa alles. Kui ta ei ole ikka väga palju üles otsa kasvav, siis valitakse võimalikult ikkagi niisugused rõhtsad nurgal jälle. Siis jäetakse ka alles 3, me oleme ka 3 jätnud ja lõiganud tegelikult lühemaks. Murel viskab päris pikad kasvud
Mina olen nad lõiganud lühemaks, sest ma olen kuulnud või näinud ka mõnes mõttes siis videolugudes sellist infot, et murel teeb oma pungade klastrid või kogumid või sellised, nagu siin on näha ka pungade kogum väiksel oksal. Ta teeb väga tihti just siia alla lõikekohtadest või kuidas öelda oksa algustesse ehk nendesse samadesse kohtadesse, mis siin tulevad. Ehk siis ta võikski teha niimoodi siin algusmaal, ehk kui sa lõikad tagasi lühemalt, siis sul on järgmine aasta jälle siit kuskilt sellest lõikekohast kasvades, kui sa kevadel lõikad veel tagasi natukene, siis kuskilt sellest lõikekohast ajab uued oksad, jälle tekivad viljapungad või vilja sellised kogumid, oksa kogumid, nagu siin ka tüvel on näha. Et olengi selliselt tagasi lõiganud ja nüüd seda juba samuti paar aastat, 3 aastat. Ehk siis vaatame järjest, kuidas ta läheb. Ei tea, testin, ei ole näinud veel, õitsemas olen näinud, 2 aastat tegelikult on ta juba õitsenud. Aga kuna vilja või seda viljastajat teist murelit kõrval ei ole olnud, siis vilja me pole näinud. Kuna siin on suhteliselt uued majad, uus eluroon, et vanem aleviku osa on eemal, siis ükski selline murel siia vist ei ulata, et need tolmeldajad meile siia ise mesilased tooks. Selle mureli puhul, mis ma veel võiks välja tuua. Jälle ta on päris kõrgeks kasvanud. Murel on ka üsna tugev kasvuline, tal ei ole sellist madala kasvulist pohkalust. Tegelikult on ka näha, võime vaadata, kui jämedaks on tema tüvi läinud. Ta on ikkagi selline, nagu näete, juba enam varsti ümbert kinni ei võta käega. Et väga intensiivse kasvuga tegelikult selle 3 aasta kohta teised puud jäävad ikka pikalt maha. Et selles suhtes murelid on tugeva kasvuga ja üsna kiired. Mureli puhul, mida võib ta välja tuua, on see, et ta kannab vilja kuskil kuni 5-aastasel oksal. Vähemalt nii ma olen välja lugenud selle. Ehk see tähendab seda, et murelit peabki tulevikus ette planeerima seda, et juba, et kui teil on põhioks näiteks, ma ei tea, see on põhioks, siis tulevikus ongi kõrval, selle samal põhioksal tuleb kõrvaloks. See oks kasvab ja kannab vilja teil umbes 5 aastat, siis tema vilja jääb juba kandmine jääb juba tagasihoidlikumaks, ehk siis te peate valima näiteks tema külgoksa, ma ei tea, ütleme, et siin on veel külgoks ka tekkinud. Lõikategi selle tagasi ja siit hakkate rajama juba uut viljaoksa. Teooria on vähemalt selline. Aga osad oksad jätsin ka pikemad, mis on siis mõeldud selleks, et see tegelikult võiks olla selline põhioks, et kasvab pikemalt välja võrast eemale. Aga väga tugevalt rõhtsasse asendisse ma murelit siiski ei seo, et seda on ka näha, et mõned oksad on sellised, kus ma soovin võrast välja viia eemale põhioksaks kujundada. See konkreetne puu on rajatud spiraalina, nagu ma siin enne ütlesin ploomi puhul, et on võimalik ka spiraalina, siis siin ongi spiraalina, tegelikult siin on näha, et siin hakkavad oksad jooksma, siit lähevad mööda kella käimist viisi, jooksevad järjest niimoodi üles enam-vähem. Et nad on selliselt valitud. Olen ka kuulnud, et selline spiraalina on just puu tugevam kui see, et nad ühest tasandist välja tulevad. Aga kas see vastab tõele, pole aimuga. Olen vaadanud, kuidas puu ise välja näeb. Kui me vaatame siin meelikat, siis meelika näiteks selle külje on jätnud kuidagi väga, siit on näha, väga kuidagi paljas. Ehk siis ta on küll teinud siia sellel aastal päris palju viljaoksi või viljaoksi, siukse lühemad viljaoksi. Mis järgmine aasta õitsevad, siis mul ongi lootus, ma saan siit ka tolmeldaja.
aga suuri oksi veel ta tootnud siia ei ole meil. Kõik on sellised viljaoksad väikesed. Puhtalt, mis ei tähenda, et ta või siit mõni aasta hakata tegema, aga hetkel tuleb ilmselt mul mõni suurem oksi rajada. Küll aga siin ka talle siis ülesse sai poogitud, üles ühte oksa sai poogitud üks pung. Proovin seda fokusseerida. Üks pung, kust on see lehe, ma ei tea, ots on ära juba lõigatud mul. Nüüd fokusseeris ära. Aga sinna on selline poogend siis, või oksapooge tehtud. See sai rohkem proovi pärast siia pandud ka paika, et kätt harjutada. Üleval on juba siis siinpool ka üks selline oks olemas. Üleval ilmselt valin ka kevadel, et millisele oksale ma ta tagasi lõikan, ma ilmselt on latvu veel korraks ühele külgoksale tagasi. Sarnaselt siis olen jätnud okstale 2-3 haru, kui nad on harunud. Kui vaadata vanemaid oksi näiteks, vaatame seda korra, siis siin on tegelikult ilusti näha, et järgmiseks aastaks ta on küll valmis õitsema ja viljapungasid vähemalt on tal olemas, piisavalt peaks olema reaalne võimalus, kui midagi näha, et siin on järjest viljaoksad, et terve see oks on täis. Väga viisakalt, ütleme nii. Aga vaatame, ega mis seal ikka. Ajast ette ei jookse, siis vaatame, kuidas ta areneb. Vot selline sai siis väikene sutsakas ka luuviljalistega. Oleks muidugi ilmselt huvitavam olnud, kui ma oleks saanud näidata teile ka juba seda konkreetset lõikust ennast, aga sellel korral siis nii. Proovime kevadel olla asjalikumad ja kui vähegi võimalik, siis võtame ka linti. Aga kas sellest abi on, neist ise otsustate. Mõtlesin, et enda jaoks juba põhimõtteliselt teeks sellise videologi ära, jääb midagi maha ja saab võib-olla aastate pärast üle vaadata, kas siis sellisest hoolduslõikusest või hoolitsemisest lõikustest oli kasu või kahju pigem. Et muidugi, kes hiljem oskab targutada, aga midagi ikka näitab. Aga näeme juba järgmistes videolugudes ja head suvist lõikust teile.